Oma igapäevaste tööülesannete täitmiseks tuleb kõigepealt üles tõusta. Mina tõusen igal hommikul mööda Toompea nõlva Patkuli treppidest üles, et jõuda Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku konsistooriumisse, kirikuvalitsuse majja ja seal ma kohtun täna peapiiskop Urmas Viilmaga. Meie peapiiskop Urmas Viilma on suure haardega. Ta on Toompealt ulatunud katsuma ka Namiibia mulda. Namiibias toimunud Luterliku Maailmaliidu assambleel valiti peapiiskop Urmas Viilma ka Luterliku Maailmaliidu asepresidendiks. Lähme ja küsime tema käest, mida see meie jaoks tähendab. Tänavu aastal toimus Namiibias Luterliku Maailmaliidu assamblee, mida valmistati ette pikka aega ja kus jõuti oluliste küsimuste ja vastuste sõnastamiseni. Millised need olid ja kuidas see mõjutab Eestit? Kogu assamblee või Luterliku Maailmaliidu täiskogu suur üldteema oli vabastatud Jumala armust ja 3 alateemat, mis olid selle üldteemaga seotud, olid lunastus ei ole müügiks, loodu ei ole müügiks ja inimene ei ole müügiks. Ehk siis ühel pool Jumala arm ja teisel pool siis kinnitus, et ei ole müügiks ei see, mis on Jumala poolt loodu ja mida me ka kasutame, mille eest me vastutame, ka meie oma hingeõndsus või pääsemine ei ole võimalik raha eest ja ka inimene kui Jumala loodu üks komponent või osa ei ole müügiks, ei ole teised inimesed müügiks ja kaubaks ja ei ole ka inimene ise müügiks ega kaubaks. Aga kuidas on võimalik konkretiseerida need olulised põhimõtted ja praktikasse viia? Kõiki neid 3 küsimust peab nüüd iga liikmeskirik oma kontekstis vaatama ja tõenäoliselt globaalses lõunas, kus on ka väga suured luteri kirikud Aafrika kontekstis või ka Aasia kontekstis, on need küsimused teisiti vaadeldavad kui näiteks siin. Kui me tuleme Eesti konteksti, lunastus ei ole müügiks, siis me võime vaadata seda kirjut paletti erinevatest tõdedest, erinevatest spirituaalsetest, vaimsetest, peamiselt esoteerilistest toodetest, mida inimestele pakutakse ja mis peaksid neid vaimselt siis rahuldama. Kui me läheme raamatupoodi, me leiame seal pigem esoteerilist kirjandust kui konkreetselt kristlikku kirjandust. Näiteks kui me siis räägime lunastusest kui sellisest või ka, et kas on lunastusele seatud eeltingimusi, et loomulikult siin on side ja ühendus ka reformatsiooni algusega, kus Martin Luteri 95 teesi olid peamiselt tõukunud tol momendil siis indulgentsia kirjadest või patukustutuskirjade müügist, kus inimene raha eest võis oma patte lunastada. Aga reformatsioon ei ole midagi ainult ajaloos ja minevikus, vaid ka tänases päevas ja selles võtmes tuleb ennast uuesti siis hinnata. Ja kui me võtame ka loodu, siis ma arvan, et ka Eesti kontekstis väga tuttavad teemad, mis on ühiskonda ka lõhestanud, on see siis Rail Baltica või hõberemmelgas, mis on jõudnud meedia tähelepanu alla, aga samal ajal toimub varjatult või mitte meedia poolt esile tõstetult väga palju loodu või looduse raiskamist, võtame metsa konteksti või võtame plastikkilekotid, mida me iga kord poest tulles mitmeid koju toome. Või kui me võtame 3. komponenti, et inimene ei ole müügiks, siis tuleb kirikul alati olla voice for voiceless ehk siis hääl nende jaoks, kellel häält ei ole, kes on mingil põhjusel oma
hääle kaotanud või kelle hääl ei ole kosta, on need siis erivajadustega inimesed, puuetega inimesed, teatud inimrühmad, kes on marginaliseeritud või tõrjutud. Isegi kui kirik alati ei nõustu nende inimeste eluviisidega, peab kirik vaatama, et kõigi inimeste võrdsus Jumala ees on samane või ühene ja püüdma ühiskonnas siis leida neid inimesi, kelle eest kõneleda. Meil on üle 200 vaimulikku, kellest umbes kolmandik lähiaastatel vajab asendamist. Meie teoloogilised õppeasutused valmistavad ette uusi noori vaimulikke, kes peaksid saama oma stuudiumi vältel aru, et lunastus pole müügiks, loodu pole müügiks, inimene pole müügiks. Kuidas saaks teha nii, et kõik vaimulikud, kas nad on siis koguduse õpetajad, kaplanid või mingisuguse ala juhid, järgiksid neid põhimõtteid ja oskaksid neid viia praktikasse, mitte ainuüksi loengu vormis, või tegude keeles, armastuse keeles ja nii, et see muudaks meie inimkeskkonda ja elukeskkonda. Meil on mitu teoloogilist õppeasutust ja Luteri kiriku vaimulikud tulevad peamiselt kas siis Tallinnast, meie oma kiriku kõrgkoolist, Usuteaduse instituudist või siis Tartu Ülikooli usuteaduskonnast. Akadeemiline vabadus kehtib mõlemas, mis tähendab seda, et otseselt ei saa ju kirik ega kirikuvalitsus ette kirjutada, mida peaks siis õppeprogrammi, milliseid õppeaineid või millise rakursi alt käsitletuna võtma. Aga ma usun, et mõlemas kõrgkoolis, mida ma praegu nimetasin, on ka sellised õppeained olemas, mis võimaldavad rääkida kaasaegses võtmes kiriku rollist nii lunastuse inimese kui muu loodu hoidmisel ja selle tänases päevas selle mõtestamisest. Ehk siis ma arvan, et see on olemas. Teine asi on, kui sa räägid vaimulikest, kes juba teenivad kohtade peal või kes on asumas vaimuliku ametisse või ka teised kiriku töötegijad või üleüldse kõik ristiinimesed, siis ma arvan, et siin on palju inimese enda hoiakust, et kuidas muuta hoiakuid, kuidas mõjutada inimest vaatama ühiskonda avatult, aga teadlikult ja analüüsivalt ja püüdma siis oma elu muuta. Loomulikult täiendkoolitused, kursused, vastav materjal, seesama Luterliku Maailmaliidu assamblee raames anti välja väga head teoloogilist kaasaegset kirjandust ka muuseas meie Usuteaduse Instituudi toimetiste hulgas ilmus üks artiklite kogu, mis just nendel 3 teemal nendest kaasaegsetest väljakutsetest kõneleb ja see on ka eesti keeles kättesaadav. Nii et eks see on eneseharimise küsimus. Kas kirik saab pakkuda selliseid kursuseid või Usuteaduse Instituut ka meie kontekstis kui üks nendest koolituskeskustest või teised meie allasutused, on see siis missioonikeskus, laste noorsootööühendus või diakooniatalitus või mõnigi veel. Ma arvan, et see võimalus on olemas, aga kas vaimulikud on piisavalt avatud, kas nad on tahtlikud seda tegema, see on nüüd hoiakute küsimus ja seda on väga keeruline muuta, aga me peame seda püüdma teha. See on nii kummaline, et tegelikult kogu kristlik haridus ja kristlikuks olemine on nii tihedalt seotud hoiakutega, võib-olla isegi enam kui teadmistega, aga me jätame nad reaalses elus tahaplaanile, kuigi me ju peaksime kujundama kogu ühiskonna hoiakuid. See on ju vaimuliku ameti üks põhiline ootus temale ja seetõttu ei saa me seda jätta lihtsalt unustusse. No nii on palju mängib kaasa ikkagi ka vaimulike puhul, tegelikult iga ameti esindaja puhul ikkagi see, kes on see inimene ise. Ehk siis kas ta
kas ta on ise arenev nendes küsimustes, ennast täiendav, oma hoiakuid analüüsiv, reformiv, kui me räägime ja mida see reformiv tähendab, see tähendab ju mitte alati vana üle parda heitmist ja uue asemele võtmist, see võib tähendada ikkagi vana ülesotsimist ja puhtaks pühkimist või rooste maha nühkimist, et mida Luter tegi 500 aastat tagasi, ta ei hakanud ju midagi uut tegema, vastupidi, ta üritas kirikut puhastada sellest, mida inimene oli sinna ise lähtuvalt oma hoiakutest lisanud ja minna uuesti selle puhta jumalasõna juurde. No ja ristikirik sai alles sündida, kui juba Paulus manitses, et saage uueks oma meele uuenemise poolest ja meel ongi ju meie vastuvõtu võimekus ja meie tundlikkus ja meie sobitumus ja meie mõju välisele keskkonnale ja nii edasi. Aga Namiibiasse tagasi minnes, siis miks Namiibia? Eurooplane kindlasti mõtleb, et luterlus on nii selgelt seotud meie kontinendiga ja võib-olla isegi ainult Mandri-Euroopaga ja siis järsku oleme Namiibias selleks, et otsustada, kuhu luterlik maailmaliit või õigemini sinna kuuluvad kirikud peaksid suunama. Üks asi on kindlasti see, et luterlik maailmaliit tegutseb üle maailma. Seal on 145 kirikut üle maailma ja täna on olukord, kus suurem osa kirikuid ei ole mitte Euroopas ega Põhja-Ameerikas, vaid ongi, kuidas siis öelda, globaalses lõunas. Eriti Aafrikas ja Aasias ja kõikide selliste suurkogemustega või kogunemistega liigutakse ka ju kontinente mööda ja ka ametikohti täidetakse selles mõttes rotatsiooni korras, et kui üks esindaja on olnud kunagi Lõuna-Ameerikas, siis järgmine kord valitakse esindaja kuskilt mujalt kontinendilt. Aga tõde on selles, et täna on luteri kirik nagu ka üleüldse kristlik kirik, kasvav kirik, mis siit Eestist või Euroopast vaadates võib tunduda nagu üllatuslik, aga tegelikult on tegemist kasvava kirikuga ja see kasv toimubki just nimelt Aafrikas ja Aasias. Kui veel 5 aastat tagasi olid suurimad luteri kirikud, Rootsi kirik ja Saksamaa kirikud kõik kokku pannes, siis täna on suuremad kirikud ikkagi Aafrikas. Kõige suurem kirik on Etioopias tegutsev luterlik kirik, Mekani Jeesus kirik, mille liikmeskond on seal kuskil juba 7 miljoni kandis. Nii et see on ka põhjus, miks siis Namiibia ka muuseas luterlik kirik, 80% kristlastest või rohkemgi on luterlased ja riik ise on kristlik, ehk siis võiks öelda, et tegemist on ühe luterlikuma riigiga üleüldse maailmas ja seal tegutseb 3 luteri kirikut ja ühele on aluse pannud muuseas meie Soome missionärid ja ka Eesti missionärid 19. sajandil tegutsesid Namiibias. See on muidugi eurooplasele natukene turgutav teada, et 28% luterlastest, kes elavad Mustal mandril, on vastu võtnud Jeesuse ja saanud kristlasteks meie abiga. Just. Ja nüüd on ka Luterliku Maailmaliidu üks asepresident Eestist. Jah, ütleme nii, et Luterlikus Maailmaliidus on 7 piirkonda ja igal piirkonnal on oma asepresident ja Euroopas on tegelikult 3 regiooni või 3 piirkonda on siis Põhja-Euroopa, mis puudutab Põhjamaid või mis ühendab Põhjamaid ja Skandinaaviat, siis on Ida-Kesk-Euroopa, mis on siis meie mõistes Ida-Euroopa osa siis Horvaatiast kuni Siberini ja siis on Kesk- ja Lõuna-Euroopa, mis siis ühendab Mandri-Euroopa luterlikke kirikuid kuni siis, ütleme siis Itaaliani välja ja seal on ka Saksamaa ja Prantsusmaa ja teised siis Kesk- või Lääne-Euroopa riigid. Ida-Euroopa president on siis valitud samamoodi nii nagu kõik teisedki Namiibias ja antud juhul olen osutunud selleks siis mina tõepoolest.
Tuleb ülevaadet omada nüüd kõikidest nendest väikestest peamiselt vähemuskirikutest, mis siin Ida-Euroopas tegutsevad ja nii Venemaa luterlikud kirikud kui siis nüüd ka siin Balti luteri kirikud kui ka siis Balkan ja Poola ja nii edasi. See tähendab, et Eesti luterliku kiriku peapiiskopi välispoliitiline tähendus maailmas kasvab. Me oleme sellega ka riigina rohkem pildis, aga mida see tähendab Eesti jaoks, kas peapiiskopil on piisavalt võimalust ja võimekust siis oma kohalikku karja hoida. Ma mõtlen ka hingehoidliku aspekti, vaimulike hingehoide osas, nende arenguvestluste osas, nende suunamise. See on ju ikkagi natukene või isegi palju rohkem kui ühe mehe peale peaks jääma. Siit ka põhjus, miks üks minu ettepanekuid oli, et me võiksime piiskopide arvu tõsta nüüd Eestis ja see on ka toimunud, et lisaks peapiiskopile on meil praegu ka 3 piiskoppi Einar Soone põhjapiirkonnas, Tiit Salumäe siis Lääne Eestis ja lisaks tema on veel ka diasporaa piiskop, mis hõlmab jällegi omal kombel maailma eestlasi ja lõuna piirkonnas või Lõuna-Eestis siis piiskop Joel Luhamets, mis tähendabki seda, et tõepoolest minu peale on paljuski jäänud meie oikumeenilised ja välissuhted ja piiskopid, Eesti teiste piirkondade piiskopid peavad katma nüüd ära selle hingehoidliku rolli rohkem kui võib-olla mina, aga sellest hoolimata ma teadlikult olen nüüd juba 2 aastat võtnud selle teha, et ma külastan igal aastal vähemalt ühte vaimulikku igast meie 12 praostkonnast, mis annab nüüd ikkagi ka selle mõõte juurde või mõõtme juurde, et ma ei ole päris ainult oma mõtete ja tegude ja eluga väljaspool Eestit, vaid ikkagi Eestis pluss ka suhtlemine avalikkusega Eesti tingimustes, suhtlemine erinevate ühiskonna gruppidega, et see on ka paljuski täna peapiiskopi roll olnud. Mis edasi? Me oleme ju ühiskonnas rääkinud palju sellest, et meil on vaja riigireformi, aga vähem on räägitud sellest, et me tegelikult oleme käivitanud teatud mõttes ka kirikureformi, mis ei ole nüüd midagi sellist, mis peaks raputama kirikut nüüd tema alustaladeni välja, aga tegemist on siis selle põhimõtte ehk siis, et kirik peab olema kogu aeg uuenemises järgimine, mis tähendab seda, et ka kiriku seadustikku praegu revideeritakse, põhikirja revideeritakse, me oleme sisenemas uude arengukava perioodi. Me tahame struktuure üle vaadata, et nad oleksid tegelikkusele vastavad ja kõik need nimetatud tegevused on seotud ka sellega, kas ja millised saavad olema meie piiskopid tulevikus ja kas neid üldse saab olema. Ja päris selge on see, et mõne aasta pärast peab meil olema kokku lepitud, ehk siis kirikukogu peab olema uue kirikuseadustiku või muudetud kirikuseadustiku kas siis heaks kiitma või tagasi lükkama. Ehk siis selgub, kas me vajame rohkem piiskoppe, nii nagu meil on varem olnud, et on olnud peapiiskop ja abipiiskop. Ehk siis kas me vajame tagasiminekut sellesse momenti või me jätkame sellega, mis on täna välja tekkinud või välja kujunenud, et on peapiiskop ja lisaks veel Eestis 3 piiskoppi. Selle otsuse peab kirikukogu langetama ja praegu, kui sa viitad meie piiskopide vanusele, siis tegelikult on kõik üle 65 ja maksimumaeg, kus piiskopid saavad tegutseda, on 70 eluaastat, siis tõepoolest lähemad 5 aastat
on see aeg, kus me peame oma kokkulepped sõlmima kirikusiseselt, et teada, mis saab edasi. Ma ei tahaks nüüd teada ainult piiskopide juurdest, kirik on midagi oluliselt suuremat ja sa viitasid ise ka, et me oleme arengukava koostamise protsessis. Kogunisti on juttu arengustrateegiast ja kasvukavast, et mille poolest need erinevad, mida see tähendab ja kuidas on võimalik neid dokumente siis siduda eelarvega ja rakendada kõigis praostamiseks. Et see on loomulikult väljakutseks, kuidas selline strateegiline mõtlemine ja toimimine jõuab mitte ainult praostkondadesse, vaid ka kogudustesse. Aga meie kirikuseadustik näeb asja ette praegu sellisena, et keskasutused ja kirikuvalitsus koos allasutustega teevad oma arengukava ja iga kogudus teeb oma arengukava. Aga loomulikult peab toimima siin teatud kokkusidumine ja see sidusus kirikus tervikuna. Aga kui sa küsid, et mis on kasvukava ja mis on siis arengukava, ma arvan, et tegemist on ühe suure strateegilise või ühe strateegia kahe erineva sellise komponendiga. Kui me oleme rääkinud kasvukavast, siis me mõtleme sellest, et kiriku mõju positiivses mõttes peaks olema suurem, ehk siis kirik ei peaks mitte ainult liikmete arvult kasvama, vaid iga kiriku liige peab ka ise kasvama oma usulises arengus, aga ka kiriku roll ühiskonnas peaks olema suurem kui võib-olla täna. Ja see on see kasvukava pool. Teine pool on siis see arengukava, kus me konkreetselt nii nagu paljudes teistes asutustes või ka omavalitsustes seda koostatakse, kus siis vaadatakse juba valdkondade kaupa, struktuuriüksuste kaupa, seatakse eesmärgid, sõnastatakse visioon ja missioon ja koostatakse ka selline rakendus või tegevuskava ja sellest siis lähtutakse ja see rakenduskava pool kindlasti seotakse ka eelarvega. Aga see kasvukava on pigem selline sisemine, ka võib-olla meie teatud mõttes ambitsioon positiivses mõttes võtta see roll ühiskonnas, mis meil on, aga kas see ka sisuliselt täita või sisuga täita. Ja see ühiskonna mõõde joonistus väga hästi välja ju ka meie Luteri kiriku 100. sünnipäeva puhul Tartus korraldatud kirikukongressi resolutsioonis või deklaratsioonis, kus me selgelt sõnastasime, et kirik peab olema täna rahvakirikuna kogu rahva teenistuses. Ehk siis, kui 100 aastat tagasi oli rahvakirik, Luteri kirik seetõttu, et enamus rahvast kuulus kirikusse, siis täna me oma rolli näeme rahvakirikuna endiselt, aga nõnda, et kiriku roll on endiselt teenida kogu rahvast, ka seda osa rahvast, kes ei kuulu tingimata kirikusse. Ehk siis meid ei ole vabastatud sellest vastutusest. Et seda ümber sõnastades võib öelda, et me hoolime igast inimesest. Iga inimene läheb meile korda, iga grupp ühiskonnas läheb meile korda ja me loodame, et see peegeldub tagasi ka selles, et meie tegevus läheb korda igale grupile ja lõpuks ka igale inimesele ühiskonnas. No nii ta on ja sellest samast kongressi deklaratsioonist ka me tegelikult niimoodi neid asju ka sõnastame, pluss seda, et kirik peab või räägib kaasa ühiskonnas erinevates teemavaldkondades, panustab sinna, tõesti on iga inimese jaoks, iga inimene on kirikusse oodatud, aga mitte ainult nõnda, et iga inimese jaoks on uks lahti, vaid me püüame ka seda inimest kutsuda sinna, me püüame selle inimesega kontakti astuda ka proaktiivselt ja kirik osaleb diskussioonides, kirik hoolib, püüab tähele panna neid, kellel häält ei ole, aga kelle eest saaks kõneleda. Ja ma arvan, et see on see tee või suund, kuhu Eesti Evangeelne Luterlik Kirik lähiaastatel oma suuna võtab või sammud seab. Me oleme nüüd saanud 100-aastaseks.
kas see iga kohustab meid olema väärikamad või avatumad? Ma arvan, et siin on komponent kogemusest ja kui me 100 aastast räägime, siis siin on ju nii meie Eesti iseseisev 100 aastat või iseseisva Eesti 100 aastat ja ka iseseisva kiriku 100 aastat, aga eestlased on ju siin maal elanud tuhandeid aastaid ja ka kirik on tegutsenud siin maal juba 800 aastat ja Luteri kirik 500 aastat, ehk siis see kogemuse pagas on nii palju suur, et võiks anda meile kindluse olla avatud selles mõttes, et mitte karta inimesi, kes tulevad kirikusse ja mitte karta nende inimestega tegeleda ja mitte karta neile kuulutada evangeeliumi. Kui kirik hakkab inimesi kartma, ükskõik millised need inimesed on ja kust nad tulevad või kui erinevad või erilised nad on, siis see kirik on ebakindel ja ei ole piisavalt kindlal alusel, aga ma arvan, et Kristus oma evangeeliumiga, oma armusõnumiga on andnud meile selle kindluse, et mitte karta inimesi, minna julgelt inimeste sekka, minna sinna, kus inimesed on ja mitte jääda ainult neid ootama ja pärast öelda, et inimesed ei taha tulla, et see on nende süü. Eks see seostub jälle õppimisega ja lähetamisega ja vastutuse võtmisega. Praegu on hea meel tõdeda, et kristlikel koolidel läheb veidi paremini kui paar aastat tagasi ja ka sinu eestvedamisel asutatud Toomkool võib juba rääkida laienemisest. Kas kristlikke koole on Eestis praegu parasjagu või peaks neid olema rohkem? Kas luterlikke koole on parasjagu või peaks neid olema rohkem? Ja kas me sealt alustades võime loota ka mingisugusele kultuurimuutusele 20 või 18 aasta pärast? Kristlikud koolid, eriti viimasel 5 aastal loodud, on kõik kasvavad olnud, alates nende asutamisest, sest kõik nad on asutatud nõnda, et on olnud üksikud klassid ja õpilaste vanuse kasvades siis ja pealt uute õpilaste vastuvõtmisel nad kasvavad kogu aeg, samamoodi Tallinna Toomkool, millest sa rääkisid minu kui ühe asutaja kontekstis. Neil läheb tõsi paremini kui aasta tagasi, aga endiselt on pisut ebakindel olukord, sest ka valimised on tulemas ja palju hakkab sõltuma sellest, kas omavalitsused toetavad kristlikke koole, kas nad näevad kristlikke koole osana oma omavalitsuse haridusvõrgustikust või mitte, aga hetkel on see õiguslik olukord, ma arvan, päris hea, seal on veel võimalik midagi muuta. Aga kas neil on roll ja milline see roll on, siis mina julgen öelda, et neil on väga suur roll. Alles juuli alguses me nägime, kui palju mõjus ja mõjutas inimesi Eestis laulupidu, tantsupidu ja laulupidu. Ja kui ma vaatasin laulupeol osalevate kooride nimesid, siis ei olnud seal mitte ühtegi kiriku koguduse koori, aga olid esindatud kõik kristlikud koolid. Mis näitab seda, et noorte ja laste laulupeol ei olnud kogudustel oma koore välja panna, küll koolidel. Ja kui tegemist on kristlike koolidega, kui tegemist on lastega, kes saavad sellise laiapõhjalise ja avatust just teisiti arvavate või teisiti mõtlevate inimeste suhtes avatust toetava hariduse ka teiste religioonide suhtes, siis need inimesed kindlasti, need noored saavad olema tulevikus ka meie kiriku tulevik ja ma usun, et nad muudavad meie kirikut või aitavad muuta kirikut ka just nimelt selles suunas, et kirikusse on kõik inimesed oodatud ja neile kõigile kuulutatakse evangeeliumi. Ehk siis kristlikud koolid, ka luterlikud koolid on meie tulevik. Kas neid on piisavalt? See on ikka nii, et kas
vabakond on juba piisavalt suur või ei ole, et kas peab veel mõni MTÜ olema asutatud või mitte. Nende kristlike koolidega on samamoodi, et tõenäoliselt siia ei saa piiri peale panna ja ei ole ka need, ka kui ma räägin Luteri kiriku kontekstist, ei ole ka need 3 luterlikku kooli, kes meil täna tegutsevad, Tallinna Toomkool, Kaarli kool ja Tartu luterlik Peetri kool Tartus, jah. Nad ei ole asutatud ju mitte ülevalt alla, mitte kirikuvalitsuse poolt, vaid nad on asutatud alt üles. Ehk siis lapsevanemad, koguduste esindajad on tahtnud need koolid asutada. Ja ma arvan, et sellist altpoolt tulevat initsiatiivi ei saa piirata ja ei tohigi piirata. Ehk siis keskkond paneb ka selle arvu paika. Ma arvan, et võib olla ruumi veel mõneks kooliks Eesti mõnes linnas. Sest majanduslikult tõenäoliselt ei ole võimalik pidada selliseid koole ühes väiksemas omavalitsuses. Sinu oma tütar otse loomulikult õpib Tallinna Toomkoolis. Kuidas ta ennast seal tunneb ja kuidas on üleüldse olla peapiiskopi tütar ja kooli kontekstis, kuidas see mõjutab teisi ja teised teda? Muidugi ma peaksin seda temalt küsima, aga sa oled käepärast. Sa peaksid seda võib-olla tõesti temalt küsima. Ta on topeltsurve all, kui me koolist räägime. Esiteks on ta peapiiskopi tütar, teiseks on ta ka kooli direktori tütar. Ehk siis oma kooli kontekstis on tal tõepoolest tõenäoliselt selline surve, mida ta alles hiljem suudab ise analüüsida ja meie ka võib-olla ei tegele sellega liiga palju, aga täna on ta hästi hakkama saanud, ütleme nii. Mis on positiivne on see, et tema ilmselt ei suuda liigitada inimesi tähtsateks ja vähem tähtsateks, sellepärast et tavainimeste jaoks tähtsad inimesed, on need siis avalikus elus tuntud telenäod, ümbritsevad teda lähtuvalt minu ametist väga sageli, mis tähendab seda, et ta ei oska olla krambis suheldes mõne inimesega, kes on teleekraanilt tuttav. Tema jaoks on nad kõik ühtemoodi meie pereõgu tuttavad või meie suhtlusringkonna kuuluvad, mis võiks aidata tulevikus ju tal ka elus või ühiskonnas inimestesse võrdselt suhtuda. Et mis tahes inimestega me suhtleme ja meie tutvusringkond ei koosne ju ainult nõndanimetatud tähtsatest avaliku elu tegelastest, aga neid, mis seal salata, ju on meil päris palju, kellega me peame suhtlema. Aga samal ajal me käime ju igal pool Eestis ringi, me suhtleme kõigi inimestega ja mulle meeldib see, et temal puudub see kramp. Tal ei ole seda elevust, mis võib olla mõnel teisel temaealisel lapsel, kes satub mõnele vastuvõtule ja mõni kas või telenägu vastu jalutab. Ma ei oska öelda, kas see on hea või halb. Ta on sellega hästi hakkama saanud ja me oleme ka ise püüdnud teadlikult rõhutada seda, et me kõik oleme tähtsad, iga inimene on tähtis selles konkreetses rollis, kontekstis, alates kokatädist, kes meile kõhu täis koolisööklas teeb või täidab, lõpetades siis kellega iganes elu teda kokku viib. Ma loodan, et olete õnnelikud. Ma olen kindlasti õnnelik ja kui õnne hulka kuulub see, et perega on kõik hästi, kindlasti kuulub see sinna. Elu, ma ei oska eraldada tööd ja elu on väga huvitav ja väga mitmekesine, siis mida veel tahta, tervis on veel korras. Andku siis Taavi, see jätkuvalt seda tervist ja elu. Aitäh.